See eelarve ei ole heade aegade eelarve. Selle eelarvega me maksame kinni endiselt veel kriisiaegseid ühekordseid kulutusi, ühekordseid kokkuhoide. See eelarve ei ole ka ülimalt optimistlik eelarve, pelgalt seetõttu, et meie jaoks juba selja taha jäävast kriisist oleme me väga palju õppinud, aga ka selle tõttu, et Euroopa väga mitmed riigid on praegu veel keset kõige sügavamat kriisi. Nii et mõlemad kriisid, nii need, mis on selja taha jäänud, kui ka need, mis võivad veel ees olla, mõjutavad seda eelarvet, kuid ma olen veendunud selles, et see eelarve, arvestades praegusi võimalusi, on võimalikest parim eelarve. Suures pildis on eelarve juures ikka kõige tähtsam see, kas panus riigi ja rahva heaolusse on jõukohane. Ja seda võib öelda, et eelarve defitsiit on, aga ta on kontrolli all. On ka kogemustega ja teoreetiliselt tõestatud, et tasakaalus eelarve toetab majanduskasvu. Ta on näiliselt see riiklikud kulud ja statistiliselt võivad majanduskasvu üles siis pumbata, aga see on ajutine. Tarbijate kindlustunne, investorite suhtumine, ka kaubanduspartnerite suhtumine sõltub sellest, kas riik pakub sellist tasakaalukust või mitte. Ja muidugi on ka riigi käitumine sõnum kodanikele. Meil on värske kogemus olemas, riigil ei ole vaja vastupidiseid sõnumeid ka kodanikele saata. Et raskused oleks siis nagu ühekordsed ja nad ei võiks korduda, kui üle pingutatakse kulutamistega.